Üle Eesti korraldatakse aeg-ajalt vahvaid konkursse. Küll otsitakse kaunimat koduaeda, küll kaunimat majapidamist. Viljandi vald näiteks suve lõpus otsis kaunimat peldikut. Põhja-Sakala valla kultuurikeskus otsib aga vingemat lumememme. No mõtted oli selles, et meil on tore komme inimesi kaasata ja talvel on seda üsna raske teha. Ja sellepärast ma mõtlesingi välja, et kaasame nii, et on õues olemine, on lõbu, on peredega koos olemine ja valmib ka midagi vahvat. Ja tõepoolest, valminud on päris palju vahvaid asju, et kas tuli üllatusena ka? Jaa, selles suhtes on hästi tore, et üle valla on inimesed aktiviseerunud, kes on jääst teinud lumememmesi, kes on paberist teinud, kes on metallist teinud lumememmesi ja loomulikult traditsiooniliselt ka lumest on lumememmed valminud. Nii et igal juhul, kuigi sula ei ole olnud, et tegemata ei ole jäänud kellelgi. Ei ole ja kõige toredam ongi see, et inimesed on hakanud mõtlema hästi huvitavaid ideid välja, sellepärast et tundub, et lumememm peab inimesel ikkagi kodus olema. Ja tõepoolest, kuna sulailmasid sellel talvel veel ei ole olnud, on inimesed tegelikult olnud vägagi leidlikud ning memmesid on valminud igas valla nurgas, üks vahvam kui teine. See on mitmeetapiline protsess. Projekt koostati toas laua taga koos memmedega ja teostajaks olid siis tegevusjuhendajad, abilised tal. Et memmed paraku seekord suure külma tõttu õue ei tulnud, aga pingsalt jälgisid akna pealt seda tegevust. Kas memmedele meeldib memmesid teha? Absoluutselt. Neile meeldib kõike teha. Meie õue peal on iga talv lumememm. Olgu selles siis, kuidas iganes see teostatud, aga lumememm on alati. Ja no ma vaatan, ega siin ollakse ikka loovad, et kuigi lumi kokku ei hakka, siis memm saadi valmis ikka. Ja absoluutselt, nii see on. Lisaks Pilistvere hooldekodule on lumememmesid valmistatud ka Kirivere koolimaja juures. Ja tegelikult oli väga tore, et see lumi sellel ajal kokku ei hakanud, sest et siis me pidime natukene loovust kasutama ja mõtlema välja uusi viise, et kuidas lumememme valmistada sellel hetkel, kui lumi kokku ei hakka. No teie omad siin jah, ma vaatan, et pikutavad. Jaa, pikutavad ja seal oli veel meil teine loovuse moment, kus hakkasime lund kokku tassima, siis avastasime, et meil tegelikult lapsed, kuigi me tegime üleskutse, võtta väike labidas kaasa, no ei võtnud. Siis meil osad kühveldasid ja osad riisusid seda lund. Et lumi oli siis veel niisugune hästi kohev ja pehme ja me saime kokku riisuda osa sellest, nii et niisugune väga huvitav tegu oli. Suurejaani perekond Kaugerand on oma aias võimalusel ikka igal aastal lumememme valmis meisterdanud. Ning muidugi, kui korraldatakse selline vahva konkurss, siis ei saa ju jätta kaasa löömata. No hunnik on varasemast kokku ajatud ja see on iga-aastane. Et muidu on see, et noorema seas on siin kelgutatud ja nagu üleüldse kogu aeg lumeonne ehitatud, aga see aasta lihtsalt oli see, et igav oli ja lükkasin kokku selle ja siis tuli teade, et on lumememme konkurss ja lihtsalt tuli idee. Et mõtlesin, kas hunnik on kokku külmunud, siis on hea nagu ehitada seda. No ega see ei ole niisama konkurss, et selle väike auhind ka ikka. Jaa, meil on selline tore asi, et kui on talv ja on lumi, siis me otsustasime, et kingime ka inimestele nii-öelda lund, aga tegelikult on see 5-liitrine valge jäätis.